Samal ajal, kui Eesti ja USA madistavad Pariisi olümpiamurul, koguneb Tallinnas Kalevi staadionil toimuvale Tallinn-Tartu linnavõistlusele kuni 3000 inimest. Sel televisioonieelsel ajastul on põhjuseks asjaolu, et just seal kuulutatakse välja Eesti-USA mängu tulemus. Juba enne staadioniuste avamist on inimmass värava taga. Osa rahvast tahab staadionile tungida naabruses asuvate hoovide kaudu. Nädalaleht Esmaspäev kirjutab, et kojameestel, kes inimesi kinni katsusid hoida, löödi isegi pead veriseks ja lehetoimetustes helisesid vahet pidamata telefonid ning keskjaama preilid olid peaaegu nõrkemas sagedase ühendamise pärast. Olümpia tulemus peaks selguma kella 8 paiku, aga teade Pariisist tuleb alles enne südaööd. Esmaspäev pakub humoorikalt, et Eiffeli torn, mille kaudu teated maailma läksid, oli ameeriklaste päralt. Samasugune ootus valitseb Tartus, kus inimesed helistavad Postimehe toimetusse, et tulemuse kohta pärida. Paljud ei usu, et Eesti kaotas vaid 0-1 ja küsivad üle, kas mitte 0-11. Osa, kes ei jaksa õhtul tulemust ära oodata, tungib Postimehe toimetusse selgust saama. Tartu ajaleht kurdab, et ajal, mil tulemust oodati, oli Euroopa kohal pikne, mis segas ühendust ja Tartusse jõudnud signaal oli katkendlik. Sel ajal on tavaline, et kõige värskemad ja oodatumad uudised panevad ajalehed üles toimetuste vaateakendele. Selline oli internet 100 aastat tagasi. Nii ootab rahvas Pariisi tulemust ka Tallinnas Päevalehe juures. Tulemus pannaksegi aknale ja rahvas õhkab kergendatult, sest kardeti suuremat kaotust. Huvi ja erutus on nii suur, et pool tundi enne südaööd tuleb autoga Päevalehe vaateakna juurde muidu spordivõõras Riigikogu esimees Jaan Tõnisson, kes loeb ajalehe kirjelduse järgi leegitseva pilguga Ameerika Eesti 1-0 ja sõidab kergendatult edasi.